Attention! Stardipauk on kõlanud, kõik kvartetid on kenasti teele saanud ja päris võrdselt tegelikult esimesed 550 meetrit on läbitud, 50 meetrit siis jah. Jõutakse kohe 100 meetrile ja Miina Härma gümnaasiumi poisid on siin kindlasti väga kõrges mängus sees. Väike selline faalanksi kujuline paatide kuju on sealt tekkinud ja praegu hetkel siis Miina Härma gümnasistid on tegemas liidrite väärilist sõitu. Keskmine 500 meetri tempo, mida kalkuleerib arvuti pidevalt viimase tõmbe järgi, on 1.25 peal ehk et täiesti tasemel ja eelmist sõitu vaadates ka siis sealsete parimate kontekstis on see võrreldav aeg ja kes siis eelmises sõidus, Viljandi gümnaasiumist loomulikult on jutt. See sõit hakkab nüüd juba kulmineeruma ehk et sõidu selgroog on murtud, jäänud vähem kui 200 meetrit ja siin on näha, kuidas Miina Härma gümnaasiumi poisid on 150 meetri joone ületanud ja lähevad selle sõidu võidu suunas, aga mulle tundub küll, et sellest nüüd ei piisa Viljandi gümnaasiumi aja löömiseks või on see millimeetrite mäng, aga siiski nende tempo tundub lõpus langevat ja tõenäoliselt saame varsti tõdeda, et Viljandi gümnaasiumi poisid eelmises sõidus sõiduvõitjad on ka üldvõitjad ja täpselt nii see ka on, sellepärast et selle sõidu võitja Miina Härma gümnaasium 1.26,3 jäi alla küll üsna napilt, vaid 50 sekundiga jäi Viljandi gümnaasiumile 1.25,8 ja kolmanda koha üldarvestuses võtab Jaan Poska gümnaasium 1.27, nii et